Dear ladies and Daamid ja härrad, minu nimi on Juri Savtšuk. Ma olen Ukraina teise maailmasõja riikliku muuseumi direktor. Tahan tänada Narva muuseumit ja direktor Mia Smorževski-Smirnovat kutse eest. Mul on au rääkida teile meie institutsiooni kogemusest sõja ajal. Meie muuseum rajati 50 aastat tagasi, aastal 1974. See on üks suurematest ja populaarsematest muuseumidest Ukrainas. Palju aastaid oli selle nimi Suure Isamaa sõja muuseum. See oli Nõukogude propaganda peamine platvorm Ukrainas. 10 aastat tagasi muudeti see nimi siis selleks, mis ta täna on. Aga tõelised sisulised muutused muuseumis algasid pärast Vene pealetungi. 24. veebruar 2022 oli murdepunkt. Hakati sügavalt ümber hindama teist maailmasõda Ukrainas. Ukraina kodanikud hakkasid mõtlema selle peale, millised on Vene narratiivid teisest maailmasõjast. Muuseumi jaoks tähendas see uusi väljakutseid, aga ka uusi võimalusi ja uusi kogemusi. Esimene väljakutse oli kollektsioonide päästmine. Me saime aru, et kui venelased okupeerivad Kiievi, siis nad hävitaks kõik, mis on seotud meie ajalooga ja identiteediga. Pealetungi esimesel päeval viisime ära paljud eksponaadid ja mina isiklikult viisin need Ukraina lääne ossa. Kui venelased lähenesid Kiievile, siis muuseum suleti. Kõik meenutas teist maailma sõda, olid üleval barrikaadid, pommitati maju, isegi osa meie eksponaate kasutati uuesti selleks, et Kiievit kaitsta. Näiteks need nii-öelda tankivastased siilid teisest maailmasõjast võeti uuesti kasutusele. 1941 kaitsesid need linna natsivägede eest linna sisenemisel ja nüüd 2022 kaitsesid venelaste vastu. Selles videos on näha meie muuseumi tegevust 4. märtsil 2022. Meie eksponaadid on pandud transportöörile ja viiakse linna kontrollpunktidesse. Need aitasid meie sõduritel kaitsta linna venelaste pealetungi eest. Esimesest päevast alates hakkas muuseum dokumenteerima käimasolevat sõda. 8. märtsil koos fotograafiga tegime fotoreportaaži Kiievist ja jäädvustasime seda, kuidas linna kaitstakse. Sel moel tegime esimese päeva reportaaži fotonäituse. See näitus avati siis märtsis 2022 ja see oli esimene näitus selle sõja kohta. Esitus toimus Verdanis, Prantsusmaal ja esimese kuu jooksul näidati seda näitust 9 riigis kokku. Kohe, kui esimesed Ukraina territooriumid vabastati venelaste käest, korraldasime me ekspeditsioone kohtadele Kiievis ja Tšernihivi regioonis. Algasid need ekspeditsioonid 3 päeva pärast venelaste taandumist. Edasi mindi Harkivisse, Donetski, Hersoni ja Sumõ piirkondadesse Ukrainas. Ja kõige kaugemale läksime siis Kurski piirkonda Venemaal. Muuseum kogus kokku rohkem kui 60 000 erinevat eset, mis on seotud sõjaga. Dokumenteerimisest sai alguse meie näituse tegevus. Sõja ajal
esitles muuseum 79 näitust Ukrainas ja 15 välisriigis. Ja see näitus, Ukraine Crucifixion ehk Ukraina ristilöömine, oli esimene sõjaga seotud esemete näitus. Ja see avati 8. mail 2022. Alates sellest ajast on meid külastanud rohkem kui 800 000 külastajat meie muuseumid Kiievis. Järgmisel aastal korraldasime 4 püsiekspositsiooni välismaal selle sõja kohta. Need avati Riias, Tallinnas, New Yorgis ja Bratislavas. Oluline missioon on konsolideerida meie riigile rahvusvahelist toetust ja selleks peame me levitama teadmust Ukraina ajaloo kohta ja meie praeguse võitluse kohta. Unikaalne kogemus oli näitus meie maast väljaspool, meie maa piiride taga. Seal kajastati meie vägede tegevust Kurskis. Projekt sai alguse meie ekspeditsioonist Kurski piirkonda, mis siis algas 10 päeva pärast sõjalist operatsiooni seal ja pärast seda kulus vaid 16 päeva ekspositsiooni kokkupanemiseks. Selle koostasid kõik ainult meie muuseumi töötajad ilma välise abita. Ma võiks sellest pikalt rääkida, aga parem on seda tegelikult ise näha videona. Поки що не пощастило. Молодець. Я теж. Ром, я теж не був. Ну, надіюсь побувати. Це суджа. Я зараз це наговорюю. А так, я був відряджений в Сумській області. Всі речі передали військові. Рома! Що ти українською розмовляєш? Так ми ж тут живемо, ми всі так і балакаємо. Ви завжди тут балахтуєте? Так, рабина у нас. От вона, що ми ще Групка. Групка, як же? Документы мои. Это точно ваши документы? Думайте, смотрите. Сколько тут где-то человек в этой комнате? Сколько? 20. Ось така, значить, річ. В підвалі мирні люди, воєнних нет. Тут суджа, вулиця Леніна. На колоні це, а потім кінотеатр. І тільки там інше кіно показує. Від Леніна. Це його ніс. Суджанські вісті, подивіться. Самий сакральний. По чуть-чуть. Обережно воно там кулями прошито. Воно вже обережно. Отак. Ось. Да. Це то, що облетіло весь світ.
the most recent kõige viimane näitus, mille avasime, oli Vabaduse eest. See on pühendatud välisvõitlejatele, kes aitavad Ukrainat kaitsta erinevatest riikidest, Ühendriikidest, Suurbritanniast, Brasiiliast, Saksamaalt, Poolast ja paljudest teistest. See ekspeditsioon oli tehtud koos Weathermani fondiga. See on tänuavaldus nendele väliskodanikele, kes on ühinenud Ukraina kaitsmisega. Muuseum on muutunud mälukeskuseks sellele käimasolevale sõjale. Üks kõige olulisem memoriaal või mälestusinitsiatiiv, mille me oleme algatanud, on martüroloogia lapsed. See multimeedia installatsioon avati Kiievis 2022 ja 2 aastat hiljem Kaunases, Leedus. Mul on väga hea meel, et selle projekti looja Irina Kotseb-Juh on täna siin Narvas teiega. Meie muuseumi traditsioon on ka korraldada mälestusüritusi välissõduritele, kes on meie relvavennad, ja nende pered ja sõbrad tulevad nendele kogunemistele ja see protsessist, mida muuseum korraldab. Tänapäeval on muuseum ka kultuuridiplomaatia keskus. Me oleme vastu võtnud 145 rahvusvahelist delegatsiooni 50 erinevast riigist üle maailma ja paljud need delegatsioonid olid juhitud nende riikide juhtide poolt, kas presidentide või peaministrite poolt. Üks meie austatud külalisi oli ka Eesti Vabariigi president Alar Karis. Praegused sündmused stimuleerivad meid leidma paralleele mineviku ja käesoleva sõja vahel. Esimene selles stiilis projekt oli ka Lend-Lease Reload ja see puudutas liitlasi teises maailmasõjas USA-st ja ka seda rahvusvahelist toetust, mida Ukraina saab tänapäeval. Üks suuri näitusi on War Inverse Perspective ehk siis pööratud perspektiiv. Tõmmatakse paralleele teise maailmasõja ja käimasoleva sõja vahel läbi kunstiteoste. See näitus ehitab üles dialoogi põlvkondade vahel. Paljud teemad, mis puudutasid minevikukunstnikke, on aktuaalsed ka tänapäeval. Taas ülesehitamine, elu pärast sõda, traumast tervenemine, laste saatus, ellujäämine sõjatingimustes. Need paralleelid on välja tulnud ka meie uurimistöödest, me kogume ukrainlaste lugusid, Ukraina kirjanikud, 2700 ukrainlast said selle tiitli Ukraina juutide päästmise eest holokausti ajal. Ja Ukrainas on väga suur arv kirjanikke, nii et uues sõjas on samuti selliseid kangelasi tsiviilelanike hulgas, kes aitavad päästa näiteks Ukraina sõdureid, riskides omaenda eluga. Muuseumi projekt, mis keskendub teisele maailmasõjale ja praegusele samuti, on Festival Surma, mis on tõlkes siis sarv. See festival algatati 2023 ja selle mõte on säilitada ja edendada nende sõdade mälestisi ja just nagu selle kajastamist lauludes, muusikapärandit. Ja lauludes sageli on teemaks siis võitlus Euroopa iseseisvuse eest, Ukraina iseseisvuse eest.
шматочок землі, на запах, на смак і на дотик, тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Стане давніх нестач і стане нових голосів. Хай це буде не плач, хай це буде спів. Грають сурми, грають, кулаків скликають, уряди смикають, буде візвіщають, гей! Ми одвіку вільні українці, за свободу йдемо до кінця, коли темрявою наодинці, хай лунає гучно пісня ця. Ай-яй-яй, та зима наче пекло, дим від шин барикади. Ай-яй-яй, він лише пам'ятав слова мати, повертайся живим. A serious challenges is Väga tõsiseks väljakutseks on ka nõukogude memoriaalidega tegelemine. See on väga oluline, et me tekitame uued meeleolud ja üks kõige olulisematest sündmustest oli ka nõukogude embleemika asendamine. See on siis ema Ukraina monumendil nõukogude vapi mahavõtmine. Ja täiemahuline sõda tekitas selle muudatuse, seda tehti mitme nädala jooksul ja seal oli meil ka erasponsorite abi. Ja nüüd totalitaarse režiimi sümboolika on muuseumi kogudes ja Ukraina sümbol kolmark on siis meie kõige kõrgema monumendil, mis on siis ka Euroopa kõige kõrgem monument. Kõige värske muudatus oli 24. aasta detsembrist ja see on kangelaste allee. Seal on 13 graniit tahutud kuubikud, kus on nõukogude kangelaste nimed. Ja see esindas nii nõukogude kui ka Vene narratiivi. Ja nüüd sealt eemaldati vastav sümboolika, viidi restaureerimisele ja seda kohta kasutatakse ka näitusteks selleks, et mälestada Ukraina inimeste panust võidul natsismi üle. Ja see puudutab meie oma riigi tegevusi. Viimaste aastate jooksul mälukultuur Ukrainas on väga palju muutunud. On väga palju asju, mis olid tavapärased enne sõda, praegu tunduvad täiesti ebareaalsed. Üks nendest piltidest näitab võiduluusungit, mis oli aastal 1995 veel väljas ja Hersonist ja Kurski piirkonnast viidi samasugused loosungid meie muuseumisse, aga Venemaal on sellised loosungid endiselt veel pühadeks sümboliteks, sest nemad räägivad suurest Isamaa-sõjast ning see on osa Venemaa sõjaideoloogia tuumast. Nüüd uued sümboolikud on vastu võetud ka ametlikul tasandil. Varem oli muuseum koht, kus toimusid väga suured võidupäeva tähistused vastavalt nõukogude traditsioonile 9. mail. Ja nüüd Ukrainas me räägime mälestuspäevast, mis on 8. mai ja kus me räägime võidust natsismi üle ning Ukraina president Volodõmõr Zelenski suhtles sõdurite ja nende perekondadega
nii et see on memoriaal, mis meenutab eelmist sõda ja mis meenutab praegust sõda. Väga oluline osa on seotud rahvusvaheliste tunnustustega. Aastast 2020 muuseum on saanud 5 olulist auhinda rahvusvahelisel tasandil ning rõhutati just muuseumi tööd praeguse sõja info kogumisel, muuseumi tegevusel ja ka vastupanuvõimel. Ja lõpetuseks ma tahaksin tänada Eestit, Eesti rahvast selle eest, et olete meie riiki toetanud. Me tunnetame teie solidaarsust igal päeval ja me oleme väga rahul ka sellega, et me saame osaleda kultuurivahetuses Eesti ja Ukraina vahel ning me tähistame võitu ka koos. Slava Ukraini ja au Eestile!